Tere! Tutvustan teile jälle enda viimase aja lugemusi, raamatuid, mida olen jõudnud lugeda. Ja alustan seekord raamatust, mis on minu viimase aja lemmik. See on siis Tara Menon, Vee all. Ja see on siis lugu sõprusest ja leinast peamiselt, aga siin on ka muud. Marissa on noor naine, kes siis parajasti valmistub New Yorgis orkaan Sandy tulekuks. Sandy tabas New Yorki 2012. aastal. See on tõsielu sündmus, et kõik lugu siin on nagu välja mõeldud. Kuigi lugedes mulle tundus, nagu ta oleks seda ise läbi elanud, aga ta on lihtsalt teinud niivõrd head uurimistööd ja niivõrd hea loo kokku kirjutanud. See Marissa valmistub siis New Yorgis selles Sandy tulekuks ja tegelikult ta ise päris ei valmistu, et ta lihtsalt kulgeb mööda linna ja vaatab, kuidas teised lillaelanikud siis varuvad toitu ja vett ja kuidas nad siis on selleks valmis. Et ta ise käib mööda baare ja mööda linna ja tegelikult lõpuks ta suunatakse kusagile koju küll politsei poolt. Aga see ei ole isegi siin peamine, et ta elab küll New Yorgis, aga kui ta oli 6-aastane, siis suri tema ema ja ta kolis isaga ühele Tai saarele. Ja oma 6-aastasest kuni siis kusagil teismelisena ta elas siis Tais ja ta läks seal kooli, ta leidis omale sõbranna Arielli, kellega koos nad olid põhimõtteliselt lahutamatud. Nad käisid rannas, metsas, käisid koos koolis ja nad käisid muidugi ookeanis. Nad käisid seal ujumas, aga nad käisid sukeldumas ka. Ja neile on väga oluline oli see looduse armastus, kuidas ta kirjutab loodusest, see oli nagu nii kaasahaarev ja kõitev, et kui nad seal sukeldumas käisid, nad käisid vaatamas neid sarvikraisid, et nad olid neile isegi nimed pannud, tundsid ära, milline kala on milline, mis nimeline ja neil oli põhimõtteliselt nagu parim elu, mis nad tahta võisid. Aga siis saabus 2004. aasta jõulud ja tsunami, mis tappis nagu väga palju inimesi ja rebis ka nemad teineteisest eemale. Ja see raamat räägibki sellest lehinast, kuidas ta siis siiamaani tegelikult ei ole sellest üle saanud, et see saadab teda ka orkaaniks valmistudes, kuidas ta kirjeldab neid sündmusi, mis toimusid enne ja neid sündmusi, mis toimusid pärast, et see oli väga, läks hinge, et väga emotsionaalne on see raamat ja kõik see, kuidas ta suhtub sellesse loodusesse, kõik see looduse armastus, kõik see on lihtsalt nii kõitev, et ma soovitan kõigile seda lugeda. Et ta kirjeldab siin näiteks, kuidas käitusid loomad ja inimesed, kui see tsunami saabus. Täpne tsitaat ei ole mul meeles, aga ta kirjutab sealt kõik, loomad, kes liikusid vabalt, liikusid eemale, aga inimesed liikusid just lähemale, et vaatama, mis toimub. Et selline väga mõjuv raamat oli minu jaoks. Nii, ja järgmine on hoopis teisest teemast. On Mattias Edvardson Postkaart mõrvarilt, mis on ka väga kaasahaarav. Ma lugesin põhimõtteliselt ühe jutiga selle läbi, et ta on Söderslati kuritegude sarja teine raamat. Esimene on Hauavälu ja mind võlus selle raamatu juures see, et tegevus ei toimu päris kaasajal, et lähiminevikus 90-ndatel, kus ei olnud veel
nii kaasaegseid võimalusi kuritegude lahendamiseks. Ja seekord on eelmise raamatu tegevustest möödas 5 aastat. Kunni on endiselt korrakaitsepolitseinik, ta on seal rahul oma eluga. Ja nüüd 5 aastat hiljem kutsub see Valter, kes on kriminaalkuritegude osakonna juhataja, ta uuesti appi, sest on leitud meesterahva surnukeha kiriku juurest. Alguses tundub, et nagu ta oleks sealt alla hüppanud, aga uurides selgub, et aken, kus ta siis nagu teoreetiliselt alla hüppas või kukkus või siis tõugati, on seestpoolt kinni pandud ja seda ei saa teha väljastpoolt. Et järelikult ta ei hüpanud või kukkunud sealt ise alla. Ja selgub ka, et eelnevalt oli talle saadetud postkaart, kus peal oli kiriku pilt ja rist ja siis kuupäev, millal ta siis nii-öelda surma sai. Ja see kurjategija on päris intelligentne, ta on üsna kaval, et politseil on raskusi talle jälile jõudmisega. Ja kahjuks ei jää see esimene mõrv teiseta. Et politsei siin annab endast parima, et teda tabada. Lõpuks see muidugi ka juhtub, aga see lõpuosa oli kuidagi nii hämmastav, et ma ei osanud seda oodata, et kuidagi värskendav raamat oli see krimikirjanduse hulgas minu jaoks. Ja ma ootan huviga, kuidas autor läheb selle sarjaga edasi. Et originaalis ei ole ka 3. osa veel ilmunud, et eks paistab, millal ta selle valmis saab ja millal see siis lõpuks tõlgitakse. Igatahes mina ootan huviga, et väga põnev raamat. Järgmine on nüüd ka väga omapärane raamat Tõrte Hansen, Õunamaa. See on siis tänapäeva kirjastuse uus sari Moon, mis kasvas välja sarjast Punane raamat. Kujundus on ka punane, nagu seal suuremal sarjal, et see sari keskendub pigem siis rohkem naistele, nende elule ja nende vaatenurgast elule. Ja siin saab tegevuse alguse 1945. aastal, kui 5-aastane Veera põgeneb oma emaga Hildegard von Kampkega Ida-Preisimaalt ühte põlistallu Põhja-Saksamaal Elbe ääres. Ja ta veedabki selles majas oma ülejäänud elu. Et ta ei ole kohustatud seal olema, et tal on vaba voli liikuda, aga ta jääb sinna paigale. Ta ei tunne ennast seal mugavalt, aga ikkagi ta ei lähe ka kusagile mujale. Mis siis, et ta ema läheb küll sealt ära. Et see ema on ka üks omapärane naine, kes siis mõjutab Veerat terve tema elu ja samamoodi ka Veera õde. Et Veera on väga omapärane naine, ta ei ela nii-öelda teiste reeglite järgi, ta elab nii, nagu ta ise paremaks peab ja teda sellepärast vaadatakse natuke nagu hullumeelset või natuke nagu imelikku naist. Aga ta siiski elab seal majas, mis tänapäeval küll hakkab natuke lagunema, sest ta ei tee seal remonti, ta lihtsalt koristab, aga suuremaid remonditöid ei võta ette. Aial on ta lasknud ka hooletusse jääda. Tal on selleks omad põhjused, mis siit raamatust ka selguvad. Aga 60 aastat hiljem ilmub sinna ukse taha tema õetütar koos väikese pojaga. Et õetütar on Ann,
on hiljuti läinud lahku oma mehest. Ta leiab, et tal ei ole kusagile mujale minna kui Veera juurde. Veera võtab ta muidugi vastu, aga kahtlevalt ja kõhklevalt, et seal perekonnas ei ole tugevaid selliseid peresidemeid. Et kui nad seal koos elavad, siis nad õpivad teineteist tundma. Ja see ongi ühest küljest perekonnalugu, teisest küljest on see ka ajastulugu natuke, sest sõda on küll läbi, seda nagu väga palju ei mainita siin, aga ta ikkagi mõjutab kõigi nende tegelaste elu. Et see algab pihta juba Veera emast, kes ei suuda leppida sellega, mis ta kaotanud on. Ja see on tegelikult ka mõistetav, et kuidas see kandub edasi kõik tema tütardele ja ka lastelastele. Et selline väga omapärane ja köitev romaan, et kindlasti soovitan lugeda. Et siin ta kirjutab seda maaelu ka huvitavalt, et siin väga palju erinevaid karaktereid. Tänapäeval ka osad lähevad lihtsalt linnast maale ja kujutavad ette, milline see maaelu on, et tegelikult võib see olla hoopis teistsugune. Et kuidas need siis külaelanikud, kes on maast madalast seal elanud, suhtuvad nii-öelda linnavurledesse, kes sinna tulevad. Et selline väga kaasahaarav romaan. Et kindlasti soovitan lugeda. Kes eelistab audioraamatuid, siis ta on Overdrive'is ka olemas, www.overdrive.com, et sealt on siis audioraamatuna ja inglisekeelsena või oli saksakeelsena oli vist saadaval, kes saab saksa keelest aru, saab kuulata. Nii, järgmine on mul ka kriminaalromaan Joel Jans, Rõnguroimad 3, Viimne päev. See on ka üks mõnus sari, mida ma soovitan alustada algusest, siis mõistab neid tegelasi paremini. Selle osa sündmused toimuvad aastal 1812, kui Napoleon toimetab oma tegusid Euroopas, vallutab erinevaid maid, sõdib ja on juba jõudnud omadega peaaegu Liivimaale. Ja muidugi kohalikud ka valmistuvad sõjaks ja kutsuvad siis kohalikke sõjaväkke, aga päris mitmed neist ei taha minna ja siis nad otsustavad lihtsalt jalga lasta. Aga samal ajal üks salapärane naine viib pastor Lensile ühe kasti. Ühe salapärase kasti, ta ei tea, mis seal sees on, ta paneb selle ära ja järgmisel päeval ta kuuleb, et Uderna postijaamas on toimunud mõrvad. Ja ta läheb sinna kohale, et asjast selgust saada ja neid mõrvu asub uurima sillakohtunik von Stamm, kes on millegipärast kohe veendunud, et need põgenenud talupojad on selles süüdi. Pastor Lens niimoodi ei arva, ta tunneb kohalikke olusid natuke paremini ja asub ka asja uurima, et mis juhtus ja kes süüdi on. Selline väga kaasaarav, lopsaka keelepruugiga, et see ajastust saab ka aimu ja see Tartu lähistel siis Rõngus toimub. Et mitmel poolajas see raamat mind muigama, põnev oli ja igal juhul soovitan tutvuda, eriti huvitav võib-olla lugeda nendel, kes on seal kandist pärit. Et väga kaasahaarav raamat ja terve see sari üldse, et ma loodan, et ta jätkab selle sarja kirjutamist. Väga kaasahaarav. Järgmine on nüüd ka omapärane raamat Emma Hamberg,
armastuse idioodid. Kui tänapäev tegi ühe oma sarja pooleks, siis sama tegi ka Varrak suhteliselt samal ajal selle Varraku ajaviiteromaani. Et üks pool on siis see klassikaline ajaviiteromaan ja siis teine on natuke moodsam. Et see on nüüd selle moodsa poole nii-öelda esimene raamat siis. Et tal on kujundus ka natuke teistsugune kui nendel tavalistel ajaviiteromaanidel. Et väga omapärased karakterid on siin, sellist 3 peategelast, Simona, Chipi ja Gertrud. Need on kõik väga erinevad. Simona on üksikema, kes kasvatab teismelist poega ja ta on jäänud juba küllalt varakult üksikemaks, mis tähendab, et ta püüab, tal on oluline kontroll oma elu üle. Ta teeb erinevaid nimekirju igasugustest asjadest, mis ta tegema peab, asjadest, mis ta peaks nagu ära unustama. Ja ta peab saeveskit, et ta on selline täiesti iseseisev naine, kellel on kindlad reeglid, kuidas peab kõik toimuma, kuidas elu peab minema. Aga siis saabub sinna külla Chipi, kes on üksik meesterahvas. Tema isa on hiljuti surnud, ta on müünud maha antikvariaadi, mis oli raamatud täis ja ta lootis, et saab need raamatud ka kusagile ära sokutada, aga kui ta sinna külla kolib, siis keegi ei soovi nii palju neid raamatuid ja siis saadetakse talle 3 veoautotäit raamatuid sinna külla tagasi. Et nendega on ka veel sekeldusi seal. Ja Chipi on selline mees, kellel ei ole elus väga palju tõsiseid suhteid olnud. Ta tunneb, et ta ei suuda ennast siduda ja võib-olla sellepärast, et ta kaotas lapsena oma ema, et ta kasvas ainult isaga. Ta on selline ka omamoodi tegelane, kes armastab hästi riietuda, armastab saata postkaarte ja selline kuidagi muhe tegelane. Ja siis on seal Gertrud, kes on vanaproua. Ta on küllaltki tõre. Külas peetakse teda hulluks, sest tal on aias puu, mille ta on nimetanud Alice B. Toklaseks, kuna tema enda nimi on Gertrud. Et siis sealt need viited, et hästi palju on siin juttu raamatutest. Gertrud on endine raamatukogu hoidja, kellel on omad väga kindlad põhimõtted ja ega ta neid ei hoia ka vaka all. Ja siis ühel hetkel juhtub üks sündmus, mis lööb Gertrudi elu täiesti segi. Et siis need 3 tegelast nii-öelda kohtuvad ja hakkavad suhtlema ja selline, loomulikult on siin armastust, erinevaid omavahel suhtlemisi, hästi palju on raamatutest juttu, erinevaid viiteid erinevatele kirjandusteostele, erinevatele kirjanikele. Et tekst on küllalt tihe, ta ei ole selline kõige kergem lugemine võib-olla, et ta on selline sisutihe. Et ta ei ole masendav ega midagi, ta on selline humoorikas, lõbus, kaasahaarav ja selline mõnus lugemine, aga selle lugemiseks peab jah aega võtma, et ta ei ole selline naiivne armastuslugu võib-olla, et ta on selline natuke sisukam ja kvaliteetsem, et kindlasti soovitan lugeda, et väga mõnusa kujundusega ka, et natuke teistmoodi kujundusega. Ja nüüd on mul veel üks omapärane raamat, Nikolai Pirogov, Elu küsimusi. Nikolai Pirogov on siis sündinud Venemaal 1810. aastal ja siis ta õppis arstiks ja
ta pani oma mälestused kirja elu lõpupoole, et ta ei jõudnudki neid lõpetada. Õnneks ta jõudis piisavalt kirjutada oma noorusmälestustest, oma ülikooli aastatest, et ta õppis alguses Moskva ülikoolis. Peale seda suunati ta Tartusse professorite instituuti ja sealt edasi ta läks Berliini õppima ja pärast seda tuli tagasi Tartu Ülikooli professoriks. Ja ta kirjeldabki siin seda üliõpilaselu, mis tundub tänapäeval natuke kummaline, et väga teistsugune, kui ta ilmselt on tänapäeval. Et minu jaoks on natuke hämmastav lugeda, et 19. sajandil arstiõpingud olid pigem teoreetilised, vähemalt Moskvas, et paljud sealsed professorid ei tundnud õieti inimese anatoomiatki. Ja ülikooli pääses õppima ka 15-16 aastaselt. Et ta oli noor mees, kui ta sinna Moskvasse õppima läks ja peale seda sealt Tartusse. Ja Tartus oli rohkem seda praktilist õpet ja ta oli ise väga huvitatud, et ta saaks rohkem seda praktikat. Ta tahtis inimese keha tundma õppida, et ta saaks aidata. Ja ta kirjeldab hästi palju nende professoreid, hästi palju nimesid käib siit läbi, et kõik ei jõua ilmselt meelde jätta. Et tal on siin ka natuke ebatäpsuseid, et siin tõlkija ja on siin joonealustes märkmetes nagu välja toonud, kuidas tegelikult see inimese nimi võis olla. Ja hämmastav oli ka see, kui Moskvas toimusidki loengus mõned praktilised asjad, et siis toodi kohale päris patsient ja siis aeglaselt näidati tudengitele mingeid lõikeid, kuidas midagi teha. Ja siis see patsient seal karjus, sest ei olnud valuvaigisteid. Ma olen tänapäeval väga õnnelik, et on olemas valuvaigistid. Ja siis, kuidas see professor näitas aeglaselt seda lõiget tudengitele. Ja ta mainib ka paaril korral, et pärast ei teadnud keegi, mis nendest patsientidest edasi sai. Et väga selline huvitav sissevaade tolleaegsesse üliõpilasellu, et kuidas nad meelt lahutasid, kust nende raha tuli ja kuidas nad siis õppisid. Et selline natuke teistsugune kogemus tänapäeva inimesele. Et mul on tõesti hea meel, et arstiteadus on niivõrd palju edasi arenenud, et enam ei pea ilma valuvõigistita selliseid asju tegema. Et soovitan igal juhul, kes on huvitatud arstiteaduse ajaloost, Eesti ajaloost lugeda. Ja viimaseks on mul Rachel Kushner Loomisjärv. Et see on ka Overdrive'is ingliskeelsena e-raamatuna olemas. Et see on ka üks omamoodi raamat moodsa aja sarjast. Et siin on raamatu peategelaseks üks 34-aastane väga ilus ameeriklanna, kes on omamoodi salaagent. Et ta imub erinevatesse rühmitustesse ja siis püüab neid saboteerida nii-öelda. Seekord ta saadetakse Prantsusmaale jälgima ühte põllumajanduskommuuni. Et seda põllumajanduskommuuni peetakse dissidentideks, et tema peaks siis minema jälgima, mis nad teevad. Ja siis ta saab kelleltki, ei tea kellelt, vastavaid juhtnööre, mida teha. Ja see ameeriklanna on harjunud ära kasutama oma ilu, et erinevatele meestele külje alla pugeda ja seda teeb ta ka nüüd. Ja samal ajal on ta suutnud häkkida selle rühmituse nii-öelda vaimse isa Bruno postkasti, kus ta siis loeb neid kirju, mis see rühmitus oma vaimse liidriga vahetab. Ja peamiselt kirjutab Bruno neandertaallastest,
esiajaloost, igasugustest sellistest asjadest. ja see naine siin väga huviga loeb seda kirjavahetust. et see on sellise omapärane raamat, et dialoogi siin on pigem vähe, et rohkem on siin sellist jutustavat teksti. et alguses on pigem selline rohkem kulgemine, et lõpupoole tulevad natuke sündmuseid ka, mis raamatu tempo muudavad natuke kiiremaks. aga üldiselt selline väga omapärane raamat loodusest, keskkonnast, keskkonnahoiust, keskkonnareostustest ja erinevatest sellistest teemadest. et peategelane on siin selline, kellega on väga raske kuidagi samastuda. et ta on natuke selline omakasupüüdlik ja teistest inimestest eriti ei hooli. et selline omapärane tegelane. lõpupoole ta küll natuke muutub, aga selline väga omapärane lugemine. aga moodsa ajasarja raamatud ongi sellised kaasaegsed ja teistsugused ja mis panevad mõtlema ja kaasa elama. igal juhul soovitan lugeda. aitäh, et kuulasite, vaatasite ja kaasa elasite.